Hoiatus, saate tegid vastu oma sõnade eest ning jätavad omale õiguse seisukohti muuta. Kui antud saate vaatamise kaasneb kalasaakide vähenemine, siis palun pöörduda professionaalide poole. Hohoo! Nii, Pärnusse minek. Mõmmikud saavad kokku. Saavad. Lähme. Saavad. On su kopteri vahepeal kasti visata. Vaata, seal on see prügimaja on seal pool. Väga õdu. Kohe oma puuri silma ära kukkuda, oleks rahu majas. Äri 20 euro kohe jäägemaist üle ka ja. Ei ole homme, aga öö. Ma olen ees siis. Jah. Sul midagi üleval ei pidanud olema? Ei pidanud. Ma ei mõtle Petteri niimoodi. Päriselt, sul ühe ütlesin nagu. Ei olnud. Lähme. Võin ukse kinni. Ei, ma olin sauna sooja, et siin uksed päranud. Rahua ma ikka sisse. Jaa, kohe tulla ja hakata pärast kummikuid viikima. Ikka on. Nagu tähelepanelikumad saatevaatajad juba aru said, on minek Pärnu talimõmmikute päevadele. Aga nagu enne igat püüki, vaja poest tarvikud kaasa haarata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Minule jagus. Jõudsime kohale. Hakkame vaikselt sättima ennast hommikusele püügile. Tarvikud on valmis seatud. Sponsorid on helded olnud. Sikud, värvid, Kombainid. Kombainid näitame hiljem, kuidas asi käib. Kuidas päriselt tehakse seda? Aga mina arvan, et võib nagu kuulutada ürituse avatuks. Võtame, on see number? 13. Mulle 17. Alustus sealt. Ilusasti. Ilusaid talimõmmikude päevi. Häid päevasid. Ega esimesest õhtust midagi asjalikku näidata olegi. Kinnitati keha, peeti kõnet, võeti paar peenemat napsu. Kangemad mehed käisid isegi saunas. Eriti kanged käisid ka jääaugus. Ja tuttu. Keha püügiks puhkama. Tere hommikust. Ma olen Pärnusse kalale. Aha, ma olen juba Pärnus. Mida sa pauku asjast arvad? Hea on, mõnus. Mõnus. Tervis, täis, saun, värk, jääauk. Jäämegi siia kuivama või? Mul on mokad juba lõhki kuivanud. Hästi tuul. Missuguse võtame? 3. Ei. 7. Ole hea, sõber. Aitäh, sõber. Karge. Mõnus, tervis, tuleb. Üks öösel ukse lahti, et oleks värske õhk ja toas on 12 kraadi ja õlu on täpselt õige temperatuuri. Vaatame. Ohoo! Sa võtad videosse, kuidas te olete igale poole nii hiljaks jäänud kui hiljaks. Ei, me oleme täpselt õigel ajal õiges kohas. Tehke kähku, peamajja.
mis seal toimub? seal praegu hakkavad juba rääkima. Omasoodumisvormis võib tekkida see jää peal on nüüd selline, kui ootamatult inimene vajab läbi jääliseks, see tuleb hästi järsku niimoodi. Ehk seda nimetatakse selliseks sünkopaatseks hukkumiseks, südamereflektoorseks seiskumiseks. See tähendab seda, et kui aju ei saa aru, mis organismiga toimub, võib jätta südame seisma. See võib tekkida ka näiteks hirmust, stressist, ülepingest, ehmatusest, millest iganes. Kui me võtame näiteks Estonia Titanicu hukkumise, siis tegelikult võib öelda, et osad inimesed, kes sealt hüppasid või kukkusid, siis nad olid enne surnud, kui nad vette jõudsid, sest Estonia esimene lahtine tekk oli 8 tekk, ehk siis 8x2,5 saate kõrguse veepinnas. Ja kui inimene hüppab sinna kott pimedasse, siis mõnel juba hirmust jääb süda enne seisma. Osadel võib sellest, et see külmavette sattumise hetk tuli ootamatult ja osadel võib-olla siis selle valust või kui ta kukkus kellegi otsa või millelegi. Aga tal on nagu selline, et kui me võtame kohtumedisiini arstid, siis nemad põhinevad faktidel, kas kopsus on vedelikku või ei ole vedelikku ja sellest ongi siis hukkumisvariant. Peale teooriat tuli praktika. Kaen laugud vastu jääd, siin kerkivad jalad ise vee peale kohe, siin ei olegi nagu probleemi, on nii. Ja nüüd on see, et jalad, käed on hästi laiali ja nüüd on see, peaks nagu tõmbama selle rinnakorvis ja jää peale lihtsalt. Nagu hüljes. Nagu hüljes. Julgemalt. Aga mis seal ikka passida? Targem on ikka kõik enda naha peal ära proovida. Aidati mulle kummiürikond selga. Loeti sõnad peale, et number 1 ja number 2 sinna mitte mingil juhul teha ei tohi. Ning vette minek. Karsum. Ja rootan sa välja saad. Sul on kotid siia ääre taga kinni. Ei, nad ikka juurde. Kasuta oma puusasid. Vaata, sul on õhku on palju sees, sul käed kümetavad aine. Ei, no ärme veel välja lase seda. Oluline on, et... Suplused tehtud, välja ja kalale. Libiseb hästi käku või? Kas pakid võib vööri panna või? Arvad, et meil mahu siia peab? No vähemalt bambu või? Jaa, aga ma ütlen sulle ausalt, et meil on praegu täiesti teere sees, ma arvan, et me ei pea praegugi välja. Või mitte, et mul midagi issand jumal, hea meelega võtaks. Aga kui sa kohe näed, et paar inimest tuleb teist. Ma arvan, et see aatekas tuleb tagasi veel midagi peale seda. Lõpuks leiti ka meile saanipärale istekoht ning viidi püügikohta. Jõudsime siin vaikselt lahe peale juba. Esimesed mulgud on jääs ja kuidas on tulemused? Tulemus ei ole. Mõnus on olla. Mõnus? Värske õhk. Jube hea. Eile sai võetud napsu õlg. Meelis mitte raasu ka. Värske õhk. Tuul on asja uba. Tuul on mõõdukas. See on mõnus. Niisugune stiilne 12 meetri sekundis. 13,5. Nii palju või? No natuke läheb juba liiast, aga muidu on päris mõnus. Õhk ei läppu ära. Ei läppu jah. Nüüd istu oma peeru haisus. Aga kala tuleb? Ja. Vaata, kohe on näkima. Ma panen selle just õigesse kohta. Nii. Ja vaat, läks pingesse. Ja Pool pööret veel. 10 senti põhjast ülesse. Hakkab tulema. Tahad sa rääkida kombaini rakendusest kui sellisest? Selleni me jõuame varsti. Vaatame parem, kuidas tegijamad talimõmmikud kalakaguvad. Siin eemalt vaatasime, et töö käib, et kas on ka resultaati. Ole veel alla viid. Vähemalt on tuulevari. Ja näkib. Nägid või? Võttis. Nägin. No nüüd juba oligi või? Meil on lihtsalt Otsas või? Küljes või? Davai, suitsuahi, kus on? See ei ole võimalik. Kaada saab pulki, siis on maha. Ja tuleb. Ohoo! Pane suitsuahi käima. Tehtud! Nii, koju minek. Nüüd tähistama. Nüüd lähme teeme suksita vileed ja mis me teeme? Rühmaku ju teeme vileed. Liigud tuleb teha kõigepealt. Teeme rühmaku. Auk kuivaks tõmmatud. Vahetame kohta. Külm ilm. Keha on jahe. Käed on soojad. Ma ei tea, mida ma teeksin ilma Rokva mõisa lõngapoe kinnasid. Külmuksid ära. Külmuksid ära ja korras lihtsalt võetakse näpud maha. Hea, et niisugused kindlad on. Täiesti hea. Ja palju õnne kõikidele kindlaste võitjatele. Eriti mu abikaasale. Uus koht, uued mulgud
uued tuuled. Ja kala hakkas tulema. Vahi. Läks ära. Ei, istan otsas. Ei, läks ära. Istan otsas. Väsita. Sillu kõige tähtsam väsitada. Ohoo! Surruis! See pane auku tagasi. See ei ole kisu kala. Tuleb kala. Ohoo! Mitu kala sa saanud oled? Mismoodi ma siin Ühe silmaga on. Mis ala? On. See on juba loom. Nii. Mehed püüavad, kala tuleb. Väideti, et sina, Haugihirm, oled kõige õigem mees rääkima kombaini töö põhimõtetest. Oi, ma ei tea sest mitte midagi. Ma olen esimest korda jääl. Käku, sina tahad rääkida, sina ei oska neid. Või tähendab, sina oskad rääkida, aga sa ei tea töö põhimõtetest. Kuidas kombain töötab? kõik on kinni hüdrodünaamikas tegelikult. Hertsides ja kala, kuidas nüüd oli see, küljejooned või? Kõik on sealt. See on väga lihtne. See on nagu... Tuleb. Väike. Oll. Ja pole nii suurt täna saanud. Rikkusid niikuinii augu ära juba. Olemas. Vaata, päraka võtta. Väga hea. päraka võtta. Mul ka. Emeriita näol, näe Sillu, mina annan su kassile selle kala. Ma tahan tõesti. Sain ESGB-d. Eetri on niisugune asi, mis hakkab pähe. Ma palusin vihma ja sain. Aitäh sulle! Meil kõrbas näiteks Indianas, näiteks pole mitu aastat sadanud. Peksti ka veits arusaamatut segast möla. Viljapõllud kuivavad. Inimesed on, pead on lõhki kuivad, nii et laud on pea sees. Kus sa siin teed? Mida sa kekad siin? Indiana! Nüüd ma tulin siia maailmasse. Teine maailm, siin on vett nii palju ja jälle kõik ei taha vihma. Ja siin me saab ikka täiesti hundu juttu või? Tagasi sõit on mõnus. Kalakast on täis. Kindel on soojad. Hea, et kombain töötas. Õnneks said enne hämarat ka viimsed mehed jäält maha. Õhtu lõppedes jagati ka auhindu. Esiahniku tiitli sai juunior, kes kakkus 7,5 kilo kala. Teise koha sai Jurakas, kellel oli üle 5 kilogrammi kotti krabatud. 2,5 kiloga platseerus kolmandale kohale traalmeister, kes sai ka ühtlasi kõige suurem ahvena, tervelt 280 grammi. Suurima emakala sai Viik, 84 grammi. Temast 4 grammi maha jäi napika auhinna saanud Pommer. Suurim kiisk jäi Jonesi õnge otsa. Kiluvarastena tuntud lätlaste esindaja Kint Seila kakkus räime välja. Parim naiskalastaja oli Agnes, 1,2 kiloga. Talisuplejad olid Liina, Urdu, Paat ja Oinas. Promillikunni tiitli sai Latilest, mille ma küll isiklikult vaidlustaks, las tas olla. Kõige kõvemaks talimõmmikuks tunnistati vaatamata kipsis jalale kohale liibanud Kromka. Auhindu jagas USA landitööstuse üks lipulaevadest Eppinger. Ohohoo, kus nendega läheb kevadel mölluks. Selle saate pühendame latileestele, kes võtete ajal tähistas oma 500 juubelit. Palju õnne veel kord! Lõpetuseks veel mõningad aerokaadrid ürituse toimumiskohas, millega seoses tahaks mainida, et otsime omale kainet kopteripilooti.
läks seekord nagu läks. järgmine kord läheb paremini. Mis kuradi asi see kombain ikkagi on?